Eelkõnelejad tegelikult siin natukene juba rääkisid teile see sisu ära, et kui mul paluti, et esita küsimus enda ettekandega seoselt, et Olav ja Kalle või Olav ja Kalle juba tegelikult oma ettekannetes seda teemat puudutasid. Nad muidugi öelnud välja neid numbreid, aga jah, ma selle vastuse teile annan ka siin selle ettekande käigus, mis see siis on. Ilmselge see vastus on, et suureneb, aga kohe näete, kui palju. Täna tulen siis teile tõesti rääkima rohepöörde mõjust maavarade nõudlusele, aga ennem kui ma sisulise poolega alustan, ma teeksin võib-olla lühitutvuse endast ka, sest ma arvan, et mina noor nägu võib-olla ei ole nii tuntud inimene, et siis te teate, kes teile siia räägib. Et nimi Hardi Aasaar, hariduselt siis Tartu Ülikooli taustaga, baka- ja magistri tasemel geoloogia lõpetanud. 2011 aasta lõpetasin magistri. Erialaselt olen nüüd töötanud siis, mis ma siis olen nüüd, juba 11. aasta äkki läheb. 7 aastat sellest siis Eesti Energias uuringugeoloogina ja nüüd viimased siis tegelikult, jah, nüüd ongi varsti 4 aastat täis, siis inseneribüroo Steigeris projektigeoloogina. Projektigeoloog on niisugune huvitav nimetus, et projekt ja geoloog, et ma olen siis tegelikult, ma ütleks ise esimeses valikus geoloog, teises valikus projektijuht, et ma tegelen maavarade uuringute projektide ja geoloogiliste uuringute projektide läbiviimisega. Ja selle töö käigus olen ma saanud siis neid uuringuid teha siin Eestis, Jordaanias, Serbias, Türgis, USA-s, Marokos, see pilt siin, kusjuures eesel elas selle üle, ärge muretsege, et see pilt on tehtud siin 11 aastat tagasi Marokos, käisime kiviproove paljanditest korjamas. Lisaks olen käinud veel Mongoolias, Myanmaris, Ruandas ja Indias ka. Et tänu selle maavara uuringute ja selle geoloogiaga olen saanud üpris palju reisida käia maailmas siin-seal maad muusutamas. Lisaks veel olen siis eurogeoloogisti tiitliga, see on siis niisugune rahvusvaheline kutsetunnistus, mis ütleb, et tegemist on geoloogiga. Nagu juba öeldi, siis olen ka Eesti Geoloogia Seltsi esiteks muidugi liige ja praegune siis president, mu siis aeg saab otsa järgmise aasta kevadest, et siis 4 aastat olen olnud põhimõtteliselt seltsis president. Lisaks sellele olen aktiivselt seotud ka Euroopa Geoloogide Föderatsiooniga, olen seal see volikogu liige ja sealne siis Eesti-poolne delegaat ning sellest aastast nüüd ka siis seal see maavarade paneeli ekspertliige. Olen ühtlasi ka Eesti Mäeseltsi liige ja mõlema Tallinna ja Tartu Ülikooli siis geoloogia õppekavade programminõukogu liige. Ja kõige viimaseks oma vabatahtliku tegevusega olen ka portaali Eesti Geoloog asutajaliige ja siis toimetaja, et kes äkki teen ühe küsimuse, tõstke käsi, kes on kuulnud Eesti Geoloogi portaalist. Oi, kui tore, nii palju inimesi. Et kes ei ole kuulnud, siis siin on ka niisugune ikoon. Minge vaadake eestigeoloog.ee, see on siis erinevate Eesti geoloogide vabatahtlik tegevus, kus me püüame kirjutada geoloogiast, maavaradest ja keskkonnast võimalikult lihtsalt. Rohepööre on seal viimastel aegadel ka väga-väga palju kõlapinda saanud. Ja lisaks selle Eesti geoloogiga tervitused Kennet Puiesteele, väga tore oli näha, et ta sai siin täna auhinna. 3 aastat tagasi andsime Eesti Geoloogia Seltsi ja Eesti geoloogia alt Kennetile ka eriauhinna tema teadustöö osas, õpilaste teadustöö osas. Et väga-väga tore näha, et Kennet on nüüd ka keskkonnakaitse ja keskkonnateemadega tegelemas, et tuleviku teadlased peavad olema kindlasti multidistsiplinaarsed, nii et Kennet, edu sulle ja väga tore oli näha, et sa täna siin jälle figureerisid. Aga nii palju lühidalt minust. Lühidalt ka Steigerist, kuna ma kujutan ette, et Eesti Geoloogia Teenistus ja Tartu Ülikool ei vaja kellegile tutvustamist, aga võib-olla selline inseneribüroo Steiger on täiesti tundmatu teile. Me oleme tegelikult Eestis tegutsenud siin juba viimased 17 aastat. Meie peamine tegevusala on mäetööstus, aga tegelikult me teeme ka väga palju geoloogia ja keskkonnauuringuid. Töötajaid on meil ligikaudu 60 ja siin on näha ka siis meie ettevõtte kasv läbi aja. Me oleme tegelikult täitsa tubli inseneribüroo eraettevõte. Ja tegutseme siis Euroopas, Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas erinevate uuringute läbiviimisega. Nii, aga nüüd hakkame selle tänase teemaga pihta. Ennem ma annan teile kodused lugemissoovitused, et tänase ettekande
oleme kokku pannud sellise töö alusel. See on Rahvusvaheline Energiaagentuur, on selle aasta maikuus võtnud selle teema lahti, et mis mõju on sellel rohepöördel siis meie maavara kasutustele või nõudlustele. Ja see on ka see, mille arvelt ma olen selle slaidid täna siia kokku pannud ja mis ma hakkan teile siia avama. Teine asi, mida ma soovitan, on eelmisest aastast Maailmapank, World Bank on teinud samalaadse uuringu ja võtnud kõik selle teema väga-väga hästi kokku. Tore on tõdeda ka, et meie üle lahe naabrid, Soome geoloogiateenistus on olnud väga aktiivne, ka nemad on teinud siin selle aasta sees 2 väga põhjapanevat uuringut, mis seda teemat käsitlevad. Ja see näitab, et see on kõik toimunud siin tegelikult nüüd viimase aasta pooleteise sees on tegelikult need arengud selles raamis olemas, et varasemalt on kogu aeg räägitud sellest rohepööre, peame muutma oma energiatootmise ja kasutamisviise fossiilsete vabaks ja nüüd on hakanud suuremad asutused ja kooslused tegelikult hindama, et mida see maavarade vaates tähendab. Et väga-väga hiljutised sissevaated sellesse, mis maavaradega juhtuma hakkab. Vot, järgmine slaid. Ja nüüd räägime sellest kõigepealt maavarade nõudluse kasvu tagamaadest, et mis on siis see, mis maavarade nõudlust kaasa toob. Juba hommikupoole siin loomulikult räägiti see läbi, et rohepööre, erinevad energiatootmistehnoloogiad, patareitehnoloogiad nõuavad väga palju erinevaid metalle. Ja need tagamaad ongi täpselt seal taga. Põhimõtteliselt me peame välja vahetama kõik oma autopargi, kogu oma energiatootmissüsteemi, ehk me peame üles ehitama uue samaväärse, selles mõttes samaväärse, et sama kasutusviisiga infrastruktuuri ja see kõik nõuab loomulikult materjali. Lihtsalt teile siia näiteks, et siin on nüüd võrdlus tavaline auto, Kalle siin ütles ka, et vana diiselautoga on mõistlikum sõita kui elektriautoga. Et siin on lihtsalt üks näide, see on siis tänapäevane auto ja see on elektriauto. Ehk siis elektriauto tootmine võtab ligikaudu 6 korda rohkem erinevaid rohetehnoloogia metalle. Pealmine asi on loomulikult patarei ehk siis see salvestustehnoloogia, et autole see peale panna. Siis näited ka elektritootmises, siin on toodud nüüd mitu kilo, siis seda materjali läheb 1 megavatti tootmiseks, väljundiks. Ja siin näiteks suuremad tarbijavad on meretuulepargid ja siis mandrituulepargid. Nende puhul siin näiteks mingi gaasi ja söe puhul on kuskil 4-9-kordne materjali tarbimise vajadus. Et see on see taust. Ja see erinevus tulebki lihtsalt sellest, et nagu selle materjali ühiku kohta lihtsalt see vana fossiilne dinosaurus on niivõrd palju efektiivsem kahjuks. Ja see on see tagapõhi, mille pealt see nõudluse kasv tegelikult tuleb. Kui me tahame välja vahetada energiasüsteemid ja oma transpordi, siis tuleb lihtsalt arvestada, et neid metalle läheb selle arvelt rohkem. Ja selle arvelt ongi tegelikult tehtud ka siis selle Rahvusvahelise Energiaagentuuri poole pealt selle kasvu prognoos, et mis siis, kui me teeme selle asja läbi, mis see siis reaalselt tähendama hakkab. Need, kes vastasid 4 ja 6 korda, vastasid päris hästi, mõlemal vastus õige. See oleneb nüüd sellest, mis stsenaariumit me vaatame. Et siia ongi toodud nüüd 2 stsenaariumit, STS ja Net Zero. STS on siis põhimõtteliselt see stsenaarium, kui kõik need riigid, kes on võtnud endale kohustuse Pariisi kokkulepet järgida, et nad täidavad seda. Ehk siis põhimõtteliselt meie eesmärk on 2050. aastaks hoida temperatuuri kasv alla 2 kraadi. Sel juhul kogu selle rohepöörde ära tegemiseks läheb vaja 4 korda rohkem mineraalseid toormeid võrreldes 2020 baasaastaga. Kui me tahame saavutada seda välja öeldud Net Zerot, siis läheb vaja kuni 6 korda rohkem erinevaid metalle. Siin puhul ma muidugi toon välja, et need on nüüd mõeldud seda, et palju kasutatakse praegu rohetehnoloogias ja palju 2040. aastal siis peaks aastane tarbija olema. See koond ongi siis võib-olla see, et neid metalle või mineraale, mida on vaja kasutada, on terve plejaad, nagu Kalle siin näitas, terve Mendelejevi tabel. Ehk siis see koond on mõeldud nagu koondtonnid kogu selle maavara komplekti peale. Ja siia on kõrvale toodud lihtsalt ilmestamiseks ka võrdlused, indeks on 2020 aasta tarbimine, liitiumi kasv 42 korda, grafiidil 25, koobaltil 21, niklil 19 korda, haruldastel muldmetallidel 7 korda kasvu.
World Bank on siia toonud ka selle võrdluse nii-öelda, neid kõiki asju läheb ka muudes tehnoloogiates vaja, et ei ole ainult rohetehnoloogia, meie nutitelefonid, LCD telekad ja nii edasi. World Bank on toonud selle võrdluse ka selles valguses üles ja nende arvutuste tulemusena siin need esimesed 4 jäävad kuskil 500% suurenenud tarbimise või nõudlusega. Et 500% nõudlus suureneb, ehk siis 5 korda suureneb vajadus. Ehk siis need mahud on väga-väga suured, millest me räägime. Ja see loomulikult tekitab küsimuse, et aga mis meie siis varustatus ja tootmisvõimekus on, et kui meie siht on pandud 2050, peame vähemalt alla 2 kraadi hoidma ja peame vahetama välja oma transpordi- ja elektrisüsteemid, et kas meil siis kogus neid metalle ja asju olemas on või mis võimekus meil reaalselt seda toota on. Ja siin on vaated. Siin on toodud uus nii-öelda stsenaarium, STEPS on siis veel lahjem stsenaarium, see ei ole mitte see, et sa täidad Pariisi kliimakokkulepet, vaid see on see, mis nii-öelda sektori põhiselt praegu poliitikatega välja on lubatud, et mitte ainult see Pariisi oma, vaid väiksemas mahus. Ja see STS on siis see, kui me jälgime seda Pariisi kliimakokkulepet. Et need on need 2 joont siin, näitavad eraldi, praegu siin on toodud näiteks vask, liitium ja koobalt, ja siin all on koodina välja toodud siis praegu opereerimises olevad kaevandused, et kui palju nad toodangut välja suudavad anda. Ja lisaks on juurde võetud siis under construction, ehk siis praegu nii-öelda lähiajaloos tootmisesse tulevad lisakaevandusvõimsused või tootmisvõimsused. Ja nagu näete, siis Vase puhul hakkab asi minema kriitiliseks juba 2026 aastal, liitiumi puhul, ma räägin nüüd siin Pariisi vaatest, mitte sellest lubatud poliitikatest. Liitiumi puhul siin 24 umbes ja koobalti puhul ka siin 24 umbes. See on see koht, kus tarbimine on juba suurem, kui toota välja on võimalik praeguste nii-öelda projektsioonide alusel võimalik anda. Et see on meie vaade praegu tulevikku, mida see tähendab. Ja see nõuab väga-väga, ja selle tulem on ilmselgelt see, et kui me tahame seda ära teha, siis need augud, ja see on ainult vaade 3 sellesse maavara tüüpi või sellesse toorme tüüpi. Et see auk tuleb ära täita, kui me tahame seda teha, ja see augu täide tähendab uusi kaevanduse. Et see on see reaalsus. Et siin ongi nagu ühiskonnal tuleb selles mõttes võtta positsioon, et kui me tahame rohepööret, siis me peame aksepteerima uusi kaevandusi. Vastasel korral jääb meile siia see auk sisse ja me seda asja ära ei tee. Loomulikult siin taga toimub ka tehnoloogia areng, tehnoloogiad lähevad efektiivsemaks, see on nagu see taust, aga see tehnoloogia areng ei suuda seda auku täielikult ära katta. Ta suudab seda võib-olla natukene leevendada, siin juures ka see taaskasutuse küsimus. Teine, ma täna räägin teile probleemidest ja murekohtadest, et see võib-olla see vaade tundub hästi pessimistlik, ma siinkohal kordan üle, et ma ei ole kliimaskeptik, ma tõesti usun, et rohepööre on vajalik, 2050 aasta on meie nii-öelda tärmin, ma usun teadlasi, aga see on see nii-öelda vastupeegeldus nii-öelda mäetööstuse poole pealt, mis on need suured probleemid, mis vajavad lahendamist. Teine suur probleem on loomulikult majanduse arenduseks vajalik aeg, sest kui me mõtleme, et meil on praegu siin 2020, 2050 peaks olema pööre tehtud, siis meil on aega 30 aastat. Võib tunduda, et see 30 aastat on ju maa ja ilm. Et selle aja jooksul peaks suutma ära teha väga palju, et nii-öelda see augukesed ära täita, uued kaevandused, et kui ühiskond nõustub sellega, et need uued kaevandused töösse saada, toormed nii-öelda turule saada, nendest uued tuulikud, päiksepaneelid, elektriaukud kokku panna, aga mäetööstuse vaates 30 aastat on silmapilk. Siin järgmisel graafikul on toodud keskmine nii-öelda nullist mäetööstuse väljaarendamise aja perspektiiv. Et see Rahvusvaheline Energiaagentuur on võtnud maailmast suuremad 35 mäetööstuse arendusprojekti ja vaadanud, kui kaua reaalselt nii-öelda selle väljaarendamine siis võtab selle hetkeni, kui ta suudab toodangut anda. Ja see vastus on ligikaudu 17 aastat. Ja kui me mõtleme, meil on 30 aastat aega, siis sellesse ajaperspektiivi suudame me heal juhul ära mahutada 2 tsüklit majanduse arendusi, kui me võtame maailma keskmisel. Ehk siis see ei ole väga pikk aeg. Ja siin puhul loomulikult tuleb rõhku panna sellele, et kõige suurem ajaamps
on see geoloogiline uuring, esiteks, et see maavara üles leida, teine pool on kogu see nii-öelda uuringu majandusliku tasuvuse läbivaatamine, keskkonnaasjad ja väga-väga suur osa on loomulikult sotsiaalse litsentsi saamine. Nagu Kalle rääkis, isegi Tšiilis, Kongos ja nendes piirkondades on see pool tõusnud lauale, inimesed on palju teadlikumad, nad nõuavad palju rohkem ja see võtab palju rohkem aega. Ja see on täiesti arusaadav, et võtab palju rohkem aega. Aga see on nagu see, mis väga-väga palju pikendab seda kogu protsessi ja selle tulemusena praegu 2 tsüklit selle 30 aasta sisse võiks mahtuda. Vot. Järgmine murekoht, millest Kalle natukene rääkis, üks asi on see, et nagu ta näitas, et need leiukohad lähevad aina sügavamale, ehk siis me need kõik madalamad, kõige paremad kohad oleme üles leidnud, need oleme ajaloo jooksul välja kaevanud ja nüüd liigume oma tegevusega aina sügavamale nii-öelda maa tuuma poole. Teine nii-öelda väga oluline aspekt on see, et kaevise kvaliteet langeb. Kaevise kvaliteet langeb või tegelikult enne ma räägin ühe loogika veel ära, et kõik need nii-öelda rohemetallid, millest me räägime, mida vaja on, nende kontsentratsioon seal kaevises, see, millest me räägime, on alla protsendi. Maailma suurim vasetootja Tšiili toodab kuskil 28% maailma kogu vasest, tema kaevise kvaliteet on praegu 0,7%. See tähendab seda, et sa pead välja kaevandama 1 tonni materjali, et sealt saada 7 kilo kasulikku vaske. See on väga-väga suur kogus materjali, mis tuleb liigutada, kaevata välja, purustada, sealt eraldada rikastamistehnoloogiatega see vask, see välja sulatada ja siis see turule saada. See on väga-väga protsessi ja materjalimahukas ettevõtmine. Ja murekoht lisaks sellele on see, et see kvaliteet langeb ajas. Ja siin ongi toodud Tšiili näitel, kuidas vase kvaliteet on kukkunud viimase 15 aastaga, keskmine kvaliteet, siin on 2 erinevat tootmistehnoloogiat, et kas sa kontsentreerid või leostad nii-öelda siis kuhjas, aga selle keskmine on siit kuskil 0,9 pealt kukkunud nüüd kuskil 0,76 peale. Ehk siis viimase selle 15 aastaga kuskil 20-30% on kvaliteet kukkunud. Ja see on süvenev trend, sest paremad kvaliteetsemad maavarad on üles leitud ja välja kaevatud. Ja mida ajas edasi me lähme, seda suuremaks see probleem muutub. See tähendab seda, et aina rohkem ja rohkem tühja materjali tuleb välja kaevandada ja ümber töödelda selleks, et saada seda vajalikku tooret kätte. Et see on nagu see nii-öelda murelik pilk ja see loomulikult väljendab lõppkokkuvõttes selles, et selle nii-öelda soovitud materjali kättesaamiseks tuleb aina rohkem ja rohkem energiat sisse panna. See on ka see, mis mõtte Kalle välja tõi. Lisaks, mis selle nii-öelda kvaliteedi kukkumisega kaasneb, on ka see, et ma ütlesin, et seda materjali tuleb hakata purustama, et sealt seda kasulikku maavara või seda osa kätte saada. See osakese suurus selles materjali sees ka on vähenenud ajas. Ehk siis need paremad leiukohad, kus see mineraalne osak on suurem ja lihtsam eemaldada, need on välja kaevatud. See tähendab seda, et nüüd liigutakse selliste leiukohtade puhul, kus seda purustusastet on vaja vähendada aina rohkem ja rohkem, aina peenemat ja peenemat materjali on vaja toota. See on omakorda energiakulu. Ja see on ka ajas süvenev, sest taaskord kaevandame välja esimesena ikka need kohad, kus on kõige rohkem ja kõige parem. Et need on nagu need aspektid, mis mäeinseneride ja kaevandusettevõtete puhul peavalu kohe kindlasti valmistavad ja see on see raskuskoht ka tulevikus, sest see lõppkokkuvõttes väljendab kõik hinnas. See tähendab seda, et lõpptoode, kuna ta nõuab rohkem energiat ja panustamist, ta läheb aina kallimaks ja kallimaks ja kallimaks. See on ka see nii-öelda hüppe praegu näiteks vase maailmaturu hinnal. Muidugi seal taga on tegelikult ka see hüppe, et äkki vist kas eelmine kuu või midagi sügise alguses Tšiili valitsus otsustas, et nad tõstavad ka nii-öelda royalty't, mis on see, et siis kaevandusettevõte peab maksma iga toodetud tonni pealt mingi hinna valitsusele. Ja nad nüüd otsustasid, et nad tõstavad seda hinda, et seal on nagu nii-öelda poliitilised hoovad on ka seal taga, mis neid hindu kindlasti mõjutavad. Teine asi, mida ei tohigi ühe kindlasti ära unustada, on see, et kogu see tegevus loomulikult tekitab ka omakorda kasvuhoonegaasi. Sest praegu mäetööstus opereerib ka ju fossiilsete kütuste baasil.
Hea uudis on muidugi siin juures see, et summa summarum, kui sa kaevandad ja toodad sellest rohemetalle, et siis summa summarum see nii-öelda kogu elutsükli pealt sa oled ikkagi positiivses vaates, aga see aspekt, et mida edasi me ajas lähme ja seda rohkem ja rohkem tuleb energiat sisse panna, et seal see kasulik asi kätte saada, tähendab seda, et kui me seda mäetööstust samuti fossiilivabaks ei tee või ei suuda teha, siis sealt hakkab kasvuhoonegaaside osakaal kasvama ja kasvama ja kasvama. Et siit on toodud ka näiteid erinevatest maavaratüüpidest, et ilmselgelt väga suured CO2 mõjuga on koobalt, alumiinium ja nikkel. Ja seal on need suuremad osad ongi just järeltöötlemine, kus on vaja kõrgtemperatuurilisi nii-öelda protsessi tüüpe kasutada ja kõrgtemperatuur tähendab fossiilse kütuse põletamist. Et see on nagu see nii-öelda teine aspekt, mida kohe kindlasti selle mäetööstuse ja rohepöörde valguses ei tohiks ära unustada. Ta efekt muidugi sinna nii-öelda kogu kasvuhoonegaaside kompotti on pigem madalam ja väiksem, aga siiski oluline murekoht, millega peab tegelema. Järgmine asi, kliimamuutuste mõju mäetööstusele. Ka kliimale endal on loomulikult mõju mäetööstusele. Ja siin väga üks elav näide ongi vesi. Kaevandust, mäetööstus nõuab oma protsessimiseks väga palju vett. Et kas või näiteks rikastamiseks, et see, et kui sa tahad sealt maavara välja rikastada, üks meetod ongi, et sa purustad ära, segad selle veega ära ja gravitatsiooniga setitad sealt selle nii-öelda mittesobiva osa välja või sobiva osa välja ja sealt eraldad siis selle mineraalse toorme, mis sul vaja on. Ja halb uudis on see, et see kliimamuutus, mis meil käimas on ja aina süveneb, see mõjutab ka mäetööstust ja vee kättesaadavust. Praegu maailmas kuskil 50% vist liitiumi ja vase tootmisest on nendes piirkondades, mis on väga-väga suure nii-öelda veeriskiga alad. Ehk siis see tähendab seda, et mida me ajas edasi liigume, seda rohkem ja rohkem hakkab olema mäetööstusel peavalu, et kust saada seda vett, et üldse toota materjali selleks, et rohepööret teha. Siukene huvitav ja halb kooslus, et me peame seda tegema rohepöördeks, kasutama seda vett, aga see kliimamuutus tegelikult mõjutab veel omakorda halvasti. Oli juttu ka materjali taaskasutusest, et seda aspekti hindavad oma töödes nii see Rahvusvaheline Energiaagentuur ka World Bank samamoodi. Et väga tihti kulab, ja see oli ka see põhjus, miks ma selline küsimuse ühe vastusena panin, et väga tihti öeldaksegi, et aga taaskasutame. Tõstame taaskasutusmäära ja see lahendab meie mure. Ma olen 100% nõus, taaskasutus tuleb ajada steroididele. Selles mõttes steroidile, et see aitab leevendada seda suurt nõudluse lainet, mis meil tulemas on. Ja see, kui me tahame hoida seda jätkusuutlikult käimas, siis me peame taaskasutama nii palju kui võimalik. Aga reaalsus on see, et see kõik alles tuleb rajada, ehk siis meil tarbimises ei ole olemas seda kogust neid mineraale ja metalle, mida ehituseks vaja on. Ehk siis piltlikult öeldes, kui mul on üks tuulik ja ma tahan sellest ehitada 10 tuulikut, siis isegi kui ma 100% taaskasutan selle ühe tuuliku, ma saan sellest ainult ühe tuuliku. Ja see on see reaalsus taaskasutuse vaates. Ja Rahvusvaheline Energiaagentuur on selles vaates need oma hinnangus siis leidnud, et see on siis praegu 2030 nii-öelda taaskasutuse määr, see on jälle koond nii-öelda maavarade vaates või mineraalide vaates ja leidnud, et kuskil 2040-ndaks äkki 12% suudame taaskasutada. Aga nagu aru saate, 12% 4 või 6-kordse ehk siis 400–600% valguses on köömes. Ehk siis mida see taaskasutus saab aidata, on see, et lokaalselt aidata selle suure nõudluse laine tulekul selleks, et sul oleks võimalik mingil määral ikkagi seda tooret kasutada. Ja mis võib-olla siin puhul veel välja tuua, millest oli juttu, oligi just liitium ja koobalt, et nende taaskasutusmäärad tõesti on praegu praktiliselt olematud, nagu Kalle ütles, alla 1%. See tuleneb mitmetest aspektidest, esiteks seda tehnoloogiat pole välja nii-öelda, või sellega pole piisavalt kaua tegeletud, sest liitium ja koobalt on alles hiljaaegu nii-öelda maailmapilti hüpanud kogu selle akude arengu valguses. Aga teine asi on see, et tegelikult neid on päris keeruline sealt välja saada. See tähendab seda, et kogu see
akude tehnoloogia peab ka muutuma, tegema läbi väga palju selliseid muutused, et sealt neid liitiumit ja koobaltit ja teisi nii-öelda kasutatud metalle oleks võimalikult lihtsalt kätte saada. Ja nagu näha siin on, siis siin on toodud ka tegelikult, kui palju meil siis hakkab tekkima kasutatud akusid, sest akul on mingi kindel eluiga, kasutad ära, siis ta on läbi ja sul ei ole taga suurt enam midagi teha, tuleks taas kasutada. Ja siin on ka toodud nii-öelda näide lihtsalt gigavatt-tundides, et kui me teeme selle rohepöörde ära, ajame transpordi, elektri, ja see on siis tänapäevane seis praegu, ja kui me teeme rohepöörde ära 2040-ndaks, see kogus kasutatud akudele on siis, ma isegi ei tea, mis suuruses see siin on, aga see on ikka mingi tuhandetekordne vahe sellega, mis ta olema hakkab. Aga taaskord, see ei ole mulle eesmärgiga näidata, et taaskasutusega ei peaks tegelema, nagu ma ütlesin, see tuleb igal juhul väga suurel määral käima panna, lihtsalt selleks, et aidata meid selle nõudluse meeletu tulekuga. Aga see päeva kahjuks ei päästa. Üks oluline asi on loomulikult maailmapoliitika ja julgeolek. Et selle raames on siin tegelikult ju nii Euroopa Liit, USA, tegelikult Hiina väga tugevasti tegeleb, ka Venemaa, et kõik on sellest nii-öelda aru saanud, et need maavarad hakkavad minema nõudlusesse, kõik üritavad oma positsioone kindlustada, sest lõppkokkuvõttes, kui sa tahad areneda, siis sa pead tagama, et sul need nii-öelda sisendmaterjalid, toormed on olemas. Ja selles valguses võib-olla on mõistlik korra läbi käia see nii-öelda vana maailm ja uus maailm, et mis jõujooned ja mis asjad seal tegelikult mängima hakkavad. Et vana maailm on siis see nii-öelda fossiilenergial põhinev maailm siin üleval ja sellest tulenevalt on näha, et siin kuskil, ütleme, laias laastus pool maailma tarbimisest on käes siin 3 suurema käes, et Ameerika, Saudi Araabia ja nii edasi. Ja samamoodi gaasi vaates siin. Et see on tegelikult väga väike arvestatav pool ikkagi maailma kogutootmisest, aga ta ei ole nii drastiline. Aga nüüd, kui me hüppame siia sellesse rohepöörde maailma, siis me näeme näiteks koobalti puhul 68% maailma koobaltist, mis on väga kriitiline antud hetkel akude tootmiseks, tuleb Kongo demokraatlikust vabariigist. Käsi püsti, kes julgeb öelda ära, et järgmised 30 aastat me oleme kindlad, et me Kongost saame ilma mureta selle materjali kätte. Ei näe ühtegi ette. Täpselt, ja see on mure. See on väga-väga suur mure. Aga siin puhul näiteks toome välja ka hiljaaegse uudise, et Kongos on väga tugevalt Hiina oma huvidega sees ja Kongo valitsus nüüd ütles Hiinale nii, et võttis ära neid päris palju kaevandamislube, sellel põhjusel, et hiinlased ei täitnud oma keskkonnanõudmeid, läksid sinna sonkima ja et seal vaates, nagu Kalle ütles, nendes riikides tegelikult tõuseb ka pea arusaam, et meie kulul seda asja tehakse. Mis muidugi ei ole nagu absoluutne tõde, küll seal hiinlased selle vahenduse leiavad, aga see on nagu nii-öelda näiteks Kongo vaates või koobalti vaates üks murekoht. Siis loomulikult need kurikuulsad haruldased muldmetallid, et seal on ka enamus tootmiseid, kuskil 70% on Hiina käes. Ja see on nagu neodüün meie tuulegeneraatorite nii-öelda siis magnetite tootmiseks näiteks. See tegelikult ei ole ainult rohepöörde tehnoloogia, see on ka meie nutitelefonid, kõik kõrgtehnoloogia, isegi kaitsetööstus tegelikult vajab haruldasi muldmetalle. Et see tuleb praegu Hiinast. Et Hiinal on väga tugev kontroll selle üle, et mis maailmas toimub, mis hinnaga keegi seda saab ja kui palju seda keegi saab. Siis teine vaade on see, et kui palju seda nii-öelda toormaterjali kätte saab, teine nii-öelda vaade on see, et kui palju või kuidas on jagatud selle järeltöötlus, selle väärindamine. Ja maailm on alati liikunud sinna suunda, et enam ei taha riigid välja anda lihtsalt tooret, sest see on ebamõistlik, sul on mõistlik võtta see toore, väärindada see võimalikult kõrgele tasemele siseriiklikult ja siis see edasi müüa. Ja siit me näeme, et Hiina on teinud siin päris korraliku puhta töö. Kõik komponenti tootmine on Hiina käes. Et kui me mõtleme maailma poliitikale ja julgeolekule, kui me siin Euroopa Liidus tahame viia ära läbi rohepöörde, aga meil endal neid toormeid ei ole, meil endal seda järeltöötlust ei ole, siis me oleme tegelikult päris riskantses olukorras. Ja teine asi on loomulikult kogu nende
metallidega on ka see, et kus neid toodetakse, mismoodi moraalselt tekib ka juba seal küsimusi. Et keda huvitab, siis ma soovitan lugeda, ma olen kirjutanud selle haruldaste muldmetallide kohta 5 aastat tagasi ühe artikli, Eesti Geoloogist leiate üles, selle pealkirja on Sinu nutitelefoni räpane saladus, et seal ma kirjutan lahti, mismoodi Hiinas keskkonnavaates neid haruldase muldmetalle toodetakse. Et päris kole pilt. Ja Kongos loomulikult, kes teab, siis lapstööjõud ja need on need hind, millega meie patareisi praegu toodetakse. Oot. Aga nüüd ma sellega hüppangi tegelikult selle keskkonna sotsiaalsete faktorite ja juhtimisstruktuurile, see on väga robustne tõlge, selle lühend on ESG, ehk siis Environmental Social Governance, see on siis niisugune koondnäitaja, mis võtab kokku, kui hästi või halvasti, kui puhtalt ja keskkonna mõttes puhtalt ja moraalselt puhtalt seda materjali toodetakse. Ja siin ongi nüüd vase, liitiumi, nikli ja koobalti vaates välja toodud, et kui on põhimõtteliselt, siis kuidas seda lugeda, on see, et kui on roheline ja sinine, siis on okei, kui on kollane või punane, siis ei ole okei. Ehk siis praegusel puhul kuskil, ütleme 50% vasest toodetakse selles vaates normaalsetes, aktsepteeritavates tingimustes, 50% mitte. Liitiumi puhul on olukord natukene parem, sest enamus liitiumit tuleb Austraalias, seal on asi kontrolli all, seal on nagu asi paremini juhitud. Hüppame nikli peale, siis juba tasakaalud lähevad omajagu käest ära, siin kuskil 30-70 ja kui jõuame koobaltile, mis ma ütlesin, mis tuleb enamjaolt Kongost, siis me räägime siin võib-olla 15% OK ja 85% üldse mitte OK. Et see on nagu see taustsüsteem seal taga ka, et ja miks ma siin puhul miks võib-olla see vaade, et alguses tundub see, mida ma räägin, et see on nagu niisugune maailmavaade, meil neid maavarasi niikuinii ei ole, et mis see meisse puudutab, aga lõppkokkuvõttes meie oleme need lõpptarbijad. Meie oleme ju need, kes neid asju tegelikult tahame ja vajame ja nüüd ongi küsimus, mis hinnaga me neid oleme siis valmis tarbima. Ja see on see reaalsus, ma näen, et see tegelikult liigub palju paremale suuna poole, ka see tarbija saab aru, et see on oluline aspekt, ta ei taha, et see minu rohepööre toimuks ära selle mingi teise vaese Aafrika riigi keskkonna või inimeste arvelt, et see muutus on tulemas, aga arvestades seda nõudluse kasvu, siis selles osas see muutus peab toimuma ka väga drastiline, et me ei sõidaks liugu teiste riikide peal. Ja nagu juba märgid näitavad, siis ega need teised riigid enam väga ei lase enda peal liugu lasta ka. Vot. Aga selle plokiga ma olen jõudnud, või selle viimase slaidiga selles osas olen jõudnud nüüd selle siis maavarade tulevikuvaate lõppu. Järgmisena ma liigun siit edasi Eesti vaates, sest ma lubasin natukene rääkida ka mis meil siis siin Eestis leidub. Seda juba mingil määral Kalle oma osas avas ka, aga mis selle võib-olla siis maavarade nõudluse ja selle rohepöörde vaates veel lisaks välja tuua, ongi just see aspekt, et ja millega me oleme tegelikult väga palju ka Euroopa Geoloogide Föderatsiooni raames tegelenud ja ma tean, et Euroopa Liit, see võib-olla kõlab halvasti, et jälle suunised Brüsselist, et Euroopa Liit tegelikult väga tõsiselt tegeleb ka sellega, et ikkagi tagada neid toormeid Euroopa rohepöörde elluviimiseks. Ja selle tagamise all ei ole mõeldud just seda, et seda tehagi kellegi teise hinnaga, vaid ikkagi leida selliseid partnereid väljastpoolt, kes selles pildivaates ka oleksid usaldusväärsed ja sobilikud ja loomulikult teine väga oluline aspekt on see, et ka Euroopas ise me peaksime väga tõsiselt tegema sisekaemuse ja mõtlema, et kas me siis oleme valmis lubama rohkem kaevandusi, kui jah, siis mis tingimustel ja mismoodi siis seda tegelikult teha. Sest reaalsus on see, et vastasel korral see rohepööre kahjuks suure tõenäosusega, ma ütlen kahjuks suure tõenäosusega meil ära võimalik teha ei ole. Ma ütlen suure tõenäosusega sellepärast, et loomulikult on lootus tehnoloogia arendusele, aga see kõik selle peale kaarte panna ei saa, sest meil on järgi jäänud ainult 30 aastat. Vot. Aga nüüd ma hüppan siis Eestis leiduvate kriitiliste toormete poole. Siia ongi paslik tuua siis Euroopa Liidu poolt koostatud kriitiliste maavarade nimekirja. See on toodud siis
varustusrisk ongi siis seotud sellega, et kui palju sellest tuleb näiteks Hiinast või Kongost, ja teine on majanduslik tähtsus. Et ilmselgelt kõik need rasked ja kerged haruldased muldmetallid, mis ei ole vajalikud ainult rohepöördeks, vaid üldse kõrgtehnoloogiale kui sellisena üldiselt on väga-väga kõrgel positsioonis. Lisaks sellele Eesti vaates siis need, mis on nii-öelda boldis välja märgitud, on see, mida meil siin Eestis ka nii-öelda leidub. On siis meil muldmetallid, magneesium ja fosforiit. Fosforiit loomulikult ei ole rohepöördega seotud, ta on lihtsalt nii-öelda väetistoorme asi või nii-öelda komponent, aga sellegipoolest Euroopa vaates fosforiit on kriitiline, sellepärast et meile praegu tuleb seda sisse peamiselt siis Araabia maadest, Marokost ja kui ma ei eksi, vist Hiinast ka. Et need on vist need põhilised kohad, kus fosforiiti tuleb, et see on nagu selles vaates varustusriski poole pealt ka oluline. Ja majanduslikus tähtsuses ka tegelikult üldse mitte nii ebaoluline, sellepärast põllumajandus ja toidutööstus. Toidu tootmine on ikkagi ju nii-öelda siis meie tsivilisatsiooni alus. Aga need on need, mida siin nii-öelda Eestis sellest nimekirjast leida võiks. Muidugi siin on lubekivid ja muud sellised asjad ka, aga lubekivi siin Eesti vaates pigem ju ikkagi ehitusmaavarade vaates, mitte tehnoloogilise lubekivi vaates, aga jah. Räägiks lühidalt teile ära selle fosforiidi ja haruldaste muldmetallide seisu ka, et jah, Eestis fosforiiti leidub, siin taustal ongi siis nii-öelda see Eesti fosforiit, kes ei tea, siis see koosneb niisugustest brachiopoodidest ehk käsijalgsetest, kes kunagi siis ligikaudu 500 miljonit aastat tagasi meil siin Eesti alal meres elasid. Huvitav aspekt ongi see, et tavaliselt need karbid teevad oma kestad siis kaltsiidist, aga nemad mingil põhjusel otsustasid, et me teeme hoopis apatiidist. Ja apatiit, nagu me teame, sisaldab fosforit. Et see nii-öelda vana siis fossiilskelett on see, mis on meie fosforiit. Muidugi teda ei ole ainult see, siin vahel on kvartsliiv, et ta ongi tsementeerunud, siis niisugused karbikesed ongi tsementeerunud mere kvartsliiva vahele ja see ongi siis meie nii-öelda Eesti fosforiit. Huvitav aspekt, mis teatakse ja mida Kalle oma uurimisrühmaga tegelikult on nüüd siin viimasel ajal uuesti uurima hakanud, on see, et Eesti nendes karpides leidub ka haruldasi muldmetalle. Et need haruldased muldmetallid minu teada on siis kontsentreerunud siia karbi välisservadesse ja see on lihtsalt niisugune võimalik lisaväärtus meie Eesti fosforiidil, aga ma ütlen võimalik väga suure nii-öelda rõhuasetusega, sest seda kindlust, et ta reaalselt nagu tasuv ja mõistlik on, seda meil Eestis veel ei ole. Et me alles uurime seda, et kus see haruldane muldmetall seal paikneb ja mismoodi seda oleks võimalik sealt üldse kätte saada, et see on alles väga-väga algses staadiumis. Selles vaates mina Eesti fosforiidist räägiksin hetkel ikkagi kui fosforväetise võimaliku tootmismaterjalina. Aga sellest fosforiidi paiknemisest, loomulikult seda fosforiiti geoloogiliselt paikneb Eestis palju suuremal alal. Et siin Tallinna all Maardus on ju omal ajal seda ka kaevandatud ja seda siit leitud. Aga kui me räägime nii-öelda fosforiidist kui maavara vaates, siis Eestis on välja eraldatud tegelikult nii-öelda 3 maardlat, Aseri maardla, Toolse maardla ja Rakvere maardla, paiknevad siis Ida- ja Lääne-Virumaal. Ja koguseliselt siis Rakvere maardla on nendest kõige suurem, kuskil 1,8 miljardit tonni, Toolse maardla kuskil 0,3 miljardit tonni ja Aseri maardla kuskil siis 0,6 miljardit tonni. Et sellistel aladel ta siis üle Eesti paikneb. Selle uuringutega nüüd siis geoloogiateenistus on uuesti pihta hakanud, eks nemad teavad sellest täpsemani rääkida, aga geoloogina minul on hea meel, et see nii-öelda kunagi Vene ajal pooleli jäetud hoopis teistel põhjustel loomulikult olid ka nii-öelda mured sellest, et tuuakse sisse taaskord võõrtöölised, et Vene ajal see pooleli jäeti, aga nüüd on nii-öelda Eesti oma teadlastega selle nii-öelda järje üles korjanud ja uurib ja selgitab välja, et kas või mis tingimustel siis seda Eesti fosforiiti siin kasutusele võimalik võtta on. Ja lisaks selle juurde siis Tartu Ülikool teeb ka veel haruldaste muldmetallide uuringuid, et vaadata, kas seal on mingisugust lisandväärtust. Aga jah, ühesõnaga fosforiit ja haruldased muldmetallid tõesti Eestis on olemas, fosforiit selles mõttes palju suurema perspektiiviga, haruldased muldmetallid praegu ma ütleks pigem indikatsioon kui kindel arusaam. Järgmine nii-öelda maavara, huvitav maavara tuleviku vaates on graptoliit, argiliit.
siin taustal on seda graptoliitargiliiti natukene näha ka, aga sisult on tegemist meie Eesti teise põlevkiviga. Me kõik teame Ida-Virumaal kukersiiti, mida kaevandatakse, millest toodetakse, nüüd võib öelda juba mingil määral minevikus, et toodeti elektrit praegu veel endiselt küll, ja õli ja peenkeemiat, aga meil Eestis on siis see teine, natukene vanem põlevkivi, samamoodi siis orgaanikarikas settekivim, mis meil siin üle Eesti levib. Aga selle teise põlevkivi huvitav aspekt ongi see, et esiteks tal ei ole nii palju orgaanilist materjali sees kui meie kukersiit põlevkivis, aga temas on jällegi sees terve plejaad erinevaid huvitavaid järgelemente ja metalle. Ja siin ongi näide siis sellest meie graptoliitargiliidi levikust, levib siin siis Põhja-Eestis peamiselt idast kuni peaaegu läände välja ja siis lisaks tal on siis huvipakkuvaid metalle, mis on vanaadium. Vanaadium on siis väga kõrge perspektiiviga salvestustehnoloogia akudesse, toore uraan, tuumaenergeetikasse, nagu teate, Sillamäes omal ajal teda siis ka kaevandati. Tsink on siis rohetehnoloogias näiteks tuulikutes korrosiooni kaitseks ja molubdeen. Molubdeen siis on erinevate kõrgsulammetallide tootmiseks rohetehnoloogias ka väga vajalik, näiteks siin Aivar Auvert rääkis geodermaalist, et geodermaalis nende kuumakindlate, korrosioonikindlate torude tootmiseks molubdeen on seal sula erimites väga vajalik asi. Aga jah, tõesti, et ühesõnaga graptoliitargiliit Eestis mitte, ma ei ütleks perspektiivne mitte õli, gaasi või elektri tootmiseks, vaid pigem perspektiivne just nende metallide vaates. Aga taaskord ütlen, need kontsentratsioonid on siiski väga madalad. Nende kättesaamine sellest orgaanikarikkast materjalist on väga keerukas. Ehk siis selle maavara tulevikuperspektiiv on, ma ei ütleks väga küsitav, aga väga ebaselge. Et nende uuringutega ka nüüd minu teada Tallinna Tehnikaülikool koos Eesti Geoloogiateenistusega on tegutsema hakanud, et sellega tegeletakse, aga ise näen, et pigem selle graptoliitargiliidi väärtus võiks olla kui kaasnev maavara, sest ta lasub fosforiidikihindi peal, ehk siis kui sa kaevandad ühte, siis sa peaksid kaevandama ka teist. Ehk siis see võiks olla see kunagi see kauge tuleviku lahendus, aga loomulikult tuleb ennem ära lahendada, kuidas need huvipakkuvad metallid siit tegelikult kätte saada. Lisaks lõpetuseks, ma vaatan, mul on veel aega, ma mainiks ära ka tegelikult meie aluskorra, Kalle lõpetas selle küsimuse, ei kulda, ei hõbedat, ei leidu meie maal, et jah, keeruline küsimus, et me teame, et Soomes, Rootsis, kui me üle lahe lähme, seal on need kõvad graniitsed metamorfsed kivimid, mis paljanduvad maapinna peal, nad on leidnud sealt kulda ja kõike muud huvitavat. Kui me tuleme Eesti poole üle, siis see sukeldub meie Eesti pinna alla, meil on seal peal siis 150 kuni 500 meetrit settekivimeid, ehk siis me teame, et meil see kõva aluskord nende võimalike leidudega seal maa all on, aga seda katab paks 150 kuni 500 meetrine vatitekk. Ja geoloogidel on sellest vatitekist läbi nägemine maru keeruline. Ehk siis me ei tea, kust neid tegelikult leida. On mingisugused indikatsioone, nagu Jõhvi magnetanomaalia, kuhu siin hiljaaegu ka geoloogiateenistus puuris paar puurauku, et vaadata, et äkki sealt siis leiab midagi. On ka teisi indikatsioone üle Eesti, aga lihtsalt, kui me räägime tuleviku maavardadest, ma ei jätaks seda aluskorda kui sellist välja, aga ma ütlen, et nende ülesleidmine saab olema väga keerukas kohe kindlasti. Ja teine aspekt, räägitigi Paldiski pumphüdroakumulatsioonijaamast, ma ütlen ära, ma olen ise selle uuringutega olnud ka seotud, aga selline hübriidne lahendus teha salvestustehnoloogia ja kasutada sealt välja kaevatud see kneiskillustik on tegelikult ka üks näide, kuidas tegelikult seda maavara ära kasutada, et ta ei pea olema alati metallne, ta võib ollagi tegelikult meie igapäevane ehitusmaterjali osa täpselt samamoodi. Aga tegelikult sellega ma jõuangi lõppu välja ära, teen reklaami veel kord Eesti Geoloogile, minge käige loomulikult, lugege sealt ka, saate võib-olla uut ja head lisainfot ja ma arvan, et meil on veel küsimusteni omajagu aega. Suur tänu, Hardi. Teeme aplausi Hardile. Väga põnev ja
põhjalik ja kindlasti palju küsimusi tekitanud ettekanne. Me tuleme kohe nende küsimuste juurde, aga oli üks küsimus, mille esitamisel aitasid ka sina kaasa. Vaatame korraks statistikat. Kuidas siis inimesed vastasid, kuidas meie osalejad arvasid? Ehk siis kõige rohkem pakuti, et kuni 4 korda kasvab 20 aastaga see vajadus mineraalsete maavarade järele. Ja sellest saab tuletada, et enamus inimesi toetab Pariisi kokkulepet. Et see on see, mis on 4 korda. Võib tuletada ja prognoosida, kas see ka nii on, siis seda teab igaüks ise. Ja samamoodi oldi siis selle 6 korra juures päris kõrged protsendinumbrid. Ma ei tea, kas keegi muutis ka pärast tarkuse kohale jõudmist oma vastust. Kui mitte, siis need on üsna adekvaatne hinnang sellele, mida meie head osalejad arvasid. Igatahes õige vastus oligi, et sõltub stsenaariumist, kas siis 4-6 korda võiks. Kommentaariks ütlen, et selle teema puhul kohe kindlasti õiget vastust ei ole. Sest rõhutan, nad hindavad ette 30 aasta perspektiivi, mis võib juhtuda. Et meil on seal suured küsimused maavarade kättesaadavusega, meil on suured küsimused, kuidas tehnoloogia areneb, meil on suured küsimused, kuidas see ettevõetud poliitika reaalselt rakendusse läheb. Et palju küsimusi, see on vaade, aga see on siiski mingisugune lukuaugust nägemine, mis meid tegelikult eest võib oodata. Et meie ülesanne nüüd sellele reageerida ja leida lahendusi. Väga hea. Nüüd saame statistikalehelt liikuda teie küsimuste poole. Küsin veel, et kas on keegi, kes kangesti tahab nüüd esitada siit saalist küsimuse ja see pole õnnestunud workshopis. Vaikimine siin puhul tähendab vist nõusolekut, et ei, pole probleemi, oleme kõik oma küsimused saanud kenasti kirja panna. Kõige rohkem pöidlaid on saanud selline lühike ja konkreetne küsimus. Kas siis rohepööre on ikka roheline? No seal on omajagu retoorikat ja võime, kuidas sina arvada? Jah, see on soovitan lugeda Erik Puura just üritas mõtestada seda, et mis see rohepööre tegelikult on. Et kuidas defineerida see roheline, et kui me räägime seda, et rohepööre toob kaasa kaevanduste kasvamist, et need on ju nagu tunduvad konfliktis, et ta ju siis ei ole roheline. Aga võib-olla seda tulekski defineerida nii, nagu Erik on seda pannud, et meie ülesanne on jätta oma tulevastele põlvedele maha samamäärne või veel parem keskkond. Nüüd ongi küsimus, et kas me leiame lahendusi, kuidas teha seda kaevandamist nii, et samamäärne või parem keskkond jätkuda saaks. Sest jällegi me teame, et kui temperatuurid tõusevad, CO2 taset tõusevad, või teistpidi siis CO2 tasemed tõusevad, temperatuurid tõusevad, siis see meile ju ka head ei too. Et see tekitab jällegi olukorra. Nii et eks me oleme omajagu kahvlis ja häid valikuid siin kohe kindlasti ei ole. Aga siin puhul ma tahakski rõhutada seda, et minu arust sellises situatsioonis me ei saa võtta positsiooni, et see on nüüd see, et keskendume nüüd sellele, me peaksimegi vaatama väga laia ampluaaga kõiki võimalikke lahendusi. Olgu see siis CO2 matmine, olgu see siis mingil määral siiski CO2 fossiilsetega arvestamine mingisel perioodil. Ühesõnaga, me peame väga laialt seda vaatama, seepärast, et keerukus saab olema väga suur. Siia vahele võiks ju küsida, et näiteks kui on üldteada, et kaevandamine kui selline protsess ise on kahtlemata keskkonna mõjuga tegevus, siis kui palju aastakümnetega kaevandamine ise innovaatiliselt või oma tehnoloogiliselt on muutunud vähem keskkonda mõjutavaks? Kindlasti see areng toimub ja seal ei saa nagu selles mõttes vastu vaieldagi, et see areneb. Teiselt poolt me näeme seda, et nagu kaevise kvaliteedi kukkumisega jällegi need mõjud suurenevad. Et sellest meil jälle pääsu ei ole, aga lõppkokkuvõttes see kõik taandub ikkagi sellele, mis hakkab olema toorme lõpphind. Et kui meie tarbijana oleme valmis selle kõrgema hinna kinni maksma, siis on võimalik seda teha. Aga nüüd ongi see, et nende elektrihindade tõusude valguses me näeme, et Šveitsi tegi rahvahääletuse ja otsustas ära, et neid see asi põhimõtteliselt ei huvita. Et see on väga keeruline küsimus, et kui lõppkokkuvõttes hakkab puudutama su enda rahakotti, mis otsuse siis inimesed teevad. Et ma ei tahaks panna seda kõike nagu kaevandajate või tehnoloogia õlule, et teie mure, aga lõppkokkuvõttes meie oma rahakottidega hääletame. Et kui me oleme valmis maksma rohkem ja me tõsiselt tahame seda rohepööret ellu viia, siis me peame arvestama sellega, et me maksame rohkem. Ja see ongi nii. Aga lühikese kommentaarina, kas näiteks kaevandamine 50 aastat tagasi ja praegu arenenud riikides
on see nagu öö ja päev või põhimõtteliselt sama, kühvlid ja kaevurid kaasa, valgus alla ja läheb? Öö ja päev kohe kindlasti, et noh, siin näiteks näiteid ka selle tootmise poole pealt, et Rootsi siin praegu suur terasetootja Euroopa vaates, et nemad vaatavad selliseid lahendusi, et kuidas viia terase tootmine CO2 vabaks, et noh, need arengud käivad kaasas sellega, kuidas tegelikult ka neile nõudmisi esitatakse, et jaa, kindlasti muutub ja noh, ma ütlengi siia juurde nendest vaesematest riikidest on ka näha, et tõstetakse pead, kohalik rahvas ei aktsepteeri seda, ehk siis see areneb tegelikult minu arust täitsa edasi, nüüd on lihtsalt küsimus see, et see ajakan 30 aastat on võib-olla liiga lühike aeg, et nendes arenguriikides seda kiiret mõistmise hüpet ellu oleks võimalik viia. Üks kommentaar, küsimus nendib ka seda, ehk siis ilma otsustava tarbimise vähendamiseta pole võimalik edasi minna. Jah, ka see Soome geoloogiateenistuse töö jõuab ka ühe sellise järelduseni, et võib-olla ainukene viis võibki olla tarbimise vähendamine, aga siin on jällegi taaskord küsimus, meie ise peaksime oma tarbimist siis vähendama. Et jah, see on ka lahendus. Kui siin möödunud ettekandja üks küsimus, mis otseselt ei küsimata, aga sealt käis läbi see NIMBY ehk siis not in my backyard või et mitte minu tagahoovis, siis järgmine küsimus seostub pisut sellega, kuidas suurendada sotsiaalset usaldust mäetööstuse vastu. Tuleb ju leida lahendused, kuidas ärakasutatud kaevandusalad uuesti elurikkuse mõistes väärindada ja nii edasi. Jah, oleks mul sellele küsimuse vastus, oleks ma miljardär, aga kahjuks ei ole. Et see on siin küsimus Eestis, see on siin küsimus maailmas, kuidas seda usaldusväärselt tõsta, head lahendust sellel ei ole. Kindlasti seal on oluline osa suhtlus kogukonnaga ja leida nii-öelda päriselt majanduslikke hoobasi, kuidas nende elu seal kohalikult paremaks teha, aga ma siiski ütlen, et see on väga suur pudelikael ja lõppkokkuvõttes jääb ikkagi kohalikul valida, kas ta tahab seda karjääri või kaevandamist oma taha ajada või mitte ja sealt ikkagi see mäenduskoll, sarved halvas mõttes ikkagi paistavad, et see arusaam seda, mida mäetööstus tähendab, on ikkagi see halb ja ma arvan, et selle ülesaamine on väga-väga keeruline. Aga selle NIMBY osas ma ütleks, et tegelikult nüüd kehtib juba uus asi, mitte NIMBY, vaid Banana. Banaga või banana? Banana, et build absolutely nothing anywhere near anything. Et enam ei ole minu backyard oluline, vaid on oluline, et sa kellegi teise tagaaeda ka ei ehitaks ükskõik mida. Et see on nüüd nagu nii-öelda uus termin, mis on kasutuses olnud. Ja see on tegelikult väga tõsine mure, sellepärast, et me teame, et isegi osadel juhtudel, kus kohalikud, ma ei räägi mäetööstusest, on võib-olla selle asja poolt, aga väljaspoolt ikkagi tulevad vastased ja keeravad selle asja ikkagi poliitiliseks. Et aga jah, sellele vastusele kahjuks mul vastust ei ole, kellel on sellele hea lahendus ja vastus, palun kirjutage, me kõik oleme sellest väga huvitatud loomulikult. Vähemalt selle elurikkuse mõistes väärindamisega seoses mul on tunne, et pärastlõunal on ettekanne Maarja Öpikult, kus tuleb põgusalt vähemalt juttu, et kuidas seente abiga selliseid kaevandus või ütleme siis kaevandusest alles jäänud alasid uuesti taimekooslustega rikastada, et kuidas seened teevad taimedega koostööd ja saab sinna Rutemäki loodust, päris loodust tagasi. No, kommentaariks muidugi ütlen, loomulikult see kaevandusalade nii-öelda korrastamine ja selle uue elurikkuse loomine, see ei ole midagi uut, sellega tegeletakse tänapäeval iga karjääri ja kaevandusega, et see ei ole nagu vähemalt ma ütlen siis nii-öelda lääneriikides. Et see ei ole nagu selles mõttes midagi uut, aga ma ise näen, et seal pigem ikkagi see esimene hirm on, et karjäär või kaevandus ja see on palju suurem nii-öelda punane tuli tavalisele inimesele kui see, kui sa ütled, et ära muretse siia 30 või 50 aasta pärast tuleb ilus elurikkusega piirkond, et see kahjuks, ma arvan, seda asja murda ei aita. Ei pruugi veenda ka. Ei pruugi veenda ka, jah. No nii, aga kuidas on siis lood selle taaskasutatava materjaliga, et kas taaskasutuse juures on hinnatud ka prügimägedele või siis muud moodi sinna ladestatud materjali potentsiaali, ma ei tea, kas sa oled pädev sellele küsimusele vastama, äkki sa tead midagi? Väga pädev ei ole, aga ma tean, et nii-öelda see on vist siis urban mining, mida arvestatakse ja selle rohepöörde vaates ma võin öelda, et Euroopa Liit vaatab ka vanade kaevandusjäätmete poole, et sealt leida ka seda materjali, et leida sealt või välja kaevandada nendest vanadest jäätmetest nii-öelda seda puudu olevat osa, aga arusaam on see, et seal ei ole seda materjali nii palju, kui vaja on. Aga taaskord, jah,
oluline asi, millega tuleb tegeleda, et need materjalid ikkagi kätte saada. Küllap saime ka sellele küsimusele tegelikult ettekandest vastuse, kui sul on midagi lisada, ma lihtsalt loen ikkagi ette, kui toore on järjest ebakvaliteetsem või niimoodi, et suurema koguse väljakaevamise põhjal tuleb väiksem kogus seda asja, mida me päriselt sealt kätte saada tahame, siis kas ei oleks mõttekam vähem kaevata ja rohkem juba ringlusesse lastud varasid kasutada? Jah, ei, absoluutselt nõus, aga seal lihtsalt tulebki aru saada seda, et me peame 2050-ndani kõik selle muutuse ellu viima ja peale seda saame selle taaskasutusega vähendada seda vajalikku kaevandamismahtu. Et selle ajani me peame ikkagi need tuulikud, päiksepaneelid, salvestustehnoloogiad, elektriautod millestki ehitama ja seda millestki praegu mujal ei ole kui maa sees. Kui palju on sinu nimetatud igasugustes stsenaariumides arvestatud energia kokkuhoidu, ringmajandust ning tootmismahtude vähenemist? Et kas need mõtted on seal selgelt nendest stsenaariumites sees? Kas nüüd neid stsenaariumeid, kui palju nagu seda materjali vaja on? Nii palju ma saan öelda, et taaskasutust on seal kohe kindlasti arvestatud, tehnoloogia arengut on seal ka erinevates stsenaariumites arvestatud selles vaates, et kui tulevad turule sellised päiksepaneelid efektiivsemad või sellised tuulikud veidikene efektiivsemad, sellised akud, mis eluiga on natuke pikem, et nende erinevate tehnoloogia stsenaariumitega on seal ka läbi mängitud nii selle Rahvusvahelise Energiaagentuuri töös kui ka World Banki töös. Aga taaskord rõhuga, see loomulikult ei ole lõplik tõde, sest see on ikkagi, me ei tea, mismoodi see tehnoloogia arendab. Ta areneb väga-väga kiiresti, seal võivad need muutused toimuda väga-väga kiiresti. Aga jah, põhimõtteliselt mingisuguste arengustsenaariumitega tehnoloogilise efektiivsuses on arvestatud seal puhul ka. Just nii, ja siin on veel juttu küsimusi puuraukude kohta, äkki on päris põnev teada, kui sügava puuraugu saab Eestis hetke võimekusega puurida? Nüüd ma ütlen, inseneribüroo Steigeris me oleme puurinud, meil puurmasinad on olemas. Et siin eelmine aasta selle Paldiski pumphüdrojooks me puurisime 926 meetrise puuraugu. Selle masinaga ma arvan, et me võime seal ulatuda, ma ei tea, mingi 1,5 kilomeetrini, võib-olla isegi 2, kui hästi väiksema diameetriga minna. Et see küsimus on tegelikult see, et mis diameetri kaugu sul vaja on. Hästi väikse diameetri kaugu saab lihtsamini, suurema diameetri kaugu saab mitte nii lihtsamini. Aga ma ütleks, et seal mingi 1,5 kilomeetrit on Eestis võimekus olemas. Suurepärane, Hardi. Teeme veel ühe suure aplausi. Aitäh!